Hei, sa vaatad Beauty with Kerli videot ja teeme täna koos sellise mõnusa suvise meigi, mis mul siin peal on. Ma lähen välja kontserdile, loomulikult sa võid kanda seda ükskõik millisel üritusel, kus sa iganes tahad. See on selline mõnus bronzi ja samas natukene midagi teistmoodi ka selle valge laineri näol. Jätka vaatamist ja saad teada, kuidas ma selle tegin endale. Nii, ma alustan siis silmameigist ja ma teen täna põhja silmameigi jaoks selle Diori peetikreemiga. Kannan natukene siia käe seljale ja meigišvammiga kannan selle peale. Ja miks ma seda kasutan, mitte spetsiaalselt meigi aluskreemi, sellepärast et ma tahan natukene loomulikku ja rohkem kokku sulavat luuki täna saada ja sellepärast ma tahan kasutada seda sama toodet, mida ma siis ka mujal näo peal kasutan. Pluss see toimib väga hästi silmameigi aluskreemini ka. Lihtsalt ma ei kanna siia peale kohe otse laovärve, vaid kõigepealt ma kinnitan selle läbipaistva puudriga. See aitab kogu sellel silmameigil siis paremini püsida peal ja sellise mõnusa laia pintsliga on seda väga hea teha. Kergelt selliste pressivate liigutustega. Niimoodi see jääb lihtsalt paremini kinni. Ja üleliigse võid ära pühkida. Ja ärme siis hakka täna asja väga keeruliseks ajama. Võtan hajutuspintsli ja kasutan seda sama päikesepuudrit ning ma kannan seda oma silmavälisnurka ja siia pakku. See on võib-olla natukene sarnane sellele, mis ma tegin oma esimeses videos, aga sellest on nüüd mõnda aega mööda. Ma lisan siia mõne sellise teistsuguse detaili hiljem veel juurde. Ma hajutan alati selle pruunika tooni täitsa siia kulmu sisse välisnurgast. See aitab hiljem visuaalselt tõsta seda kogu servasit. Ja selleks, et ripsmöönd rõhutada, siis ma kannan siia 2 silmapliiatsit. Kõigepealt alustan mustast. Seda ma kannan siis siit välisnurgast kuni umbes silma keskosani. Ma hajutan selle pärast kõik ära, see on lihtsalt selleks, et anda sellele ripsmejoonele natukene sügavust, natuke dimensiooni juurde. Selle pruuni ja musta kombo kasutamine annab lihtsalt sellist pehmust juurde sellele meigile ja ka natukene sellist bronzi luuki. Ma hajutan selle pruuni kergelt siia musta sisse. Mina kasutan Make Up For Every pliiatseid. Nad on väga kvaliteetsed, neid võib kasutada nii silmadel, huultel, kus iganes sa soovid. Ja kui see samm on tehtud, siis on vaja sellist peenema otsaga natukene tugevamat pintslit, millega on siis väga mõnus seda siit laiali hajutada. Lihtsalt susin niimoodi selle ala siit üle, väga kõrgele üritan mitte minna ja selleks, et ta jääks ikkagist tume, siis ma natukene tuusutan siia peale musta laovärvi ning natukene hajutan ka selle hajutuspintsliga seda äärt sealt üle ja sulatan teda kokku selle bronseriga. Kuna ma lähen ikkagist peole täna, siis ma lisan siia seda laovärvi ja ma kasutan Peaches Makeupi Dynamite pulberlaovärvi. See annab sellise mõnusa bronzi rose gold sädeluse ja selleks, et ta paremini kinni jääks, siis ma kasutan seda sama peetikreemi siia lao keskosa peale lihtsalt sellele otse alla. Sa võid seda teha näpuga, ma teen pintsliga. Pintsel annab lihtsalt täpsema pealekandmise, aga samas minu arust see meik on selline, mida sa võidki teha natuke messimalt. Ei pea olema nii korrektne, nii kindlate joontega. Küll aga on oluline püsivuse saavutamine minu arust, seega on hea kasutada selliseid baastooteid ikkagist. Ja kuna ma tahan kotta kohe laiema ala, siis ma kasutan täna sellist natuke fluffimat lapikut pintslit selle peale kandmiseks. Kui ma tavaliselt panen kuskile 2/3 laost sellist pigmenti või laovärvi, siis seekord ma katangi terve selle ala ära. Ja see värv ise on ikka üliefektne. See on kindlasti selline toon, mis sobib paremini jumeka nahaga, nii et suveks ideaalne. Enne ma preppisin oma näonaha ka. Ma kandsin peale hüaloronhappeseerumi, niisutava silmakreemi ja niisutava näokreemi. Praegu ma kandsin näokreemina Iltsi Ultra Facial Creamy. Mõnus, niisutav, kerge, ei ummista poore ja korraks võtan veel sedasama päikesepuudrit ja käin veel korraks selle lao ja välisnurga üle, et natukene hajutada kõike seda omavahel kokku. Nüüd muidugi pudenes seda laovärvi mu näo peale, sellepärast ongi hea, kui sul ei ole põhjameik enne tehtud. Nüüd ma saan selle lihtsalt meigi eemaldada ja probleemi pole enam. Vahepeal mul oli siis pikem paus videode tegemisest. TikTok üldse enam ei näitanud minu videosid. Ma pole küll mingi meeletult palju postitanud, aga lihtsalt juunikuu oli väga kiire kuu. Mul oli ülipalju tööd, lõpetamised olid, kõik tahtsid saada jaanipäevaks ilusaks ja siis ma läksin veel ise puhkusele. Käisin esimest korda siis jaanipäeva ajal välismaal, mis muidugi pole mingi big deal, aga ma käisin Itaalias, Roomas ja Amalfi Coastil, mis oli väga-väga mõnus ja super ilusad vaated. Puhata aga ei jõudnud, sellepärast et me trippisime kogu aeg ringi ja jalutasime kogu aeg ringi. Nüüd ma siia silmad alla, kuna ma puhastasin siit selle mitselaarveega meiki ära, siis ma panen natukene seda niisutavat kreemi siia. Silmaalused on sellised kohad, mis tahavad nagu ekstra kuivada. Minu jume pärineb ka purgist. Ma kasutasin täna hommikul siis näol ka ise pruunistavaid tilkasid, aga näomeigi juurde siis ma alustan sellest, et ma kannan põsesäärnadele ja silmaalustele oma sellist ühte suurt lemmikut. Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Kui sind huvitab meik ja sa ei tea seda toodet või pole seda proovinud, siis viimane aeg sellega tutvust teha. See annab lihtsalt sellise üliloomuliku, ülismooth glow. Ma hajutan ta laiali jumestuskreemi pintsliga. Ja miks ma just nendele aladele
kehadele seda kannan, siis need on need, mis ma tahan, et oleksid siis natukene glow imad. Kui sa ei taha, et terve su nägu säraks, siis loomulikult sa võid kanda seda ainult näiteks põsesarnadele. Ma näen üli shiny loomulikult välja. Väikene nipp nendele, kes hakkavad kiiresti laikima suvel. Kui sa tahad, et su meik püsiks paremini matt, siis enne kui sa hakkad näiteks jumestuskreemi peale kandma, siis proovi kanda peale natukene läbipaistvat puudrit esimese asjana. Ma kannan siia nina külgedele, sest et see on minu selline koht, mis ma ei taha, et laigiks, aga mis kipub laikima minema. Ja samuti lõug. Ja siis natukene meigi kinnitit. Kindlasti tuleb enne tallast ära kuivada, kui sa lähed jumestuskreemiga siia peale. Proovi see nipp ära ja anna mulle teada, kuidas sulle meeldis. Kuna ma lähen täna kontsertile, kus ma ilmselt tantsin, hüppan, kargan ringi, siis ma tahan, et mu põhi oleks natukene tavapärasest matim ja ma segan seega täna oma Narsi jumestuskreemi Diori Forever Skin Glow'ga, mis on muidu selline läikiv või niisutav. Sa võid vabalt seda meiki teha ilma jumestuskreemita üldse, kanda hiljem siis peale ainult neid teisi kreemtooteid, mis tulevad peale seda, aga ma ei kanna loomulikult peale suveks mingit meeletult paksu kihti. Seda kõike annab ilusasti ära hajutada ja kuna need on suhteliselt hästi katvad jumestuskreemid, siis tegelikult ei vajagi su nahk väga paksu kihti. Kael ka loomulikult ülitähtis osa meigist ja eriti suvel on minu arust kõigil see osa siin ikkagist palju vähem päevitunud. Isegi kui sa otseselt ei ole päevitanud, aga sa lihtsalt käid jõues ringi, ikkagist su nahk saab päikest. See osa on päikese eest peidus ja lihtsalt ei päevitu. Nii, ja kui sa oled oma jumestuskreemi peale kandnud või siis kui sa otsustasid seda mitte teha, siis igatahes järgmise asjana ma kannan peale kreempõsepuna ja praegu on mu lemmik Revolutioni Hydro Bright Cream Blush. See on tegelikult ilmselge Charlotte Tilbury dupe, ehk siis koopia võib öelda. Ta on sellise highlighteri tekstuuriga kreempõsepuna. Ta on selline virsikutooni ja mulle meeldib neid peale kanda kõige rohkem meigišvammiga. Üritan siia peale saada sellise ühtlase kihi ja siis kannan siia põsele seda. See annab sellise mõnusa kerge tooni siia juurde ja natukene ka juba highlighterit alati siia üles ja natuke ka ninale. Ja samas annab sellise sun-kissed looki. Sa oled justkui natukene päikest saanud, suveks see sobib ideaalselt. Ja sellega ma ei tule siis väga madalale, ma pigem üritan ta hoida üleval, et nägu visuaalselt tõsta. Ja loomulikult me ei saa ka ilma kreemkontuurita suvel. Seega siis päriselt Charlotte Tilbury, sest et siiamaani on see kõige parem, mida ma olen proovinud saanud. Üks kommentaar minu viimase videol küsis, et kas ma saaksin teha video kreemkontuuridest, eriti heledale nahale, mis ei jääks kuidagi veider. See on tulemas. Ma tellisin endale need tooted ära ja vaatame, millal nad kohale jõuavad. Äkki ma järgmise video siis teen puhtalt ainult kontuurimise teemal, kuidas kontuurida heledat nahka, kuidas kontuurida tumedat nahka, milliseid tooteid eelistada. Et see on mu listis. Ja kiire blend jumestuskreem pintsliga üle, et kõik oleks mõnusalt sujuv. Suvel kreemtoodete kasutamine annab nii palju värskema ilma näonahale ja puudrit täna ma panen ka minimaalselt. Kasutan jälle silmade all sedasama Diori peitekreemi. Ma otsin selle hiljuti katsetuseks, vaatasin, et tal on väga head review'd ja tõesti ta katab küll mitte maksimaalselt, aga siiski päris hästi. Ta ei lähe nii palju vahedesse kui näiteks Anastasia peitekreem, mida ma hiljuti kasutasin ja samas annab ka seda katvust natukene üles ehitada. Kinnitavat puudrit ma kannan nüüd ainult oma silmaalustele ja nina ümbrusesse ja natuke laubale ja lõuale, ehk siis teetsoon võiks öelda. Suvel need kohad, mis kellelgi higistama kuidagi hakkavad või rohkem rasu eritama hakkavad, võivad ka olla natukene erinevad, nii et lähtu täiesti enda vajadusest ja mõne sellise fluffima pintsliga siis hajutan selle üleliigse toote siit ära. Viimase tootena, mis ma enne meigi kinnitit veel peale kannan, on siis päikesepuuder. Kuna ma juba kandsin kreembronserit, siis ma enam väga palju seda panna siia ei taha seda üle kuidagi teha, aga ta aitab tal kinnituda kindlasti. Ja samuti jälle, kuna see kael on selline heledam suvel, siis mulle meeldib siia kaela külgedele suvel seda eriti kanda. Kõrvakesed võib ka üle teha, et need kuidagi veidralt heledamad ei jääks. Ja see, mis pintslil alles jääb, sellega käin nina üle. Jälle seda sun-kissed looki anda. Ja selleks, et seda silmasid tõsta, ma korra käin siit niimoodi üle. Alustad siit silma välisnurgast ja siis otsa ülesse. Nüüd selleks, et mu meik mitte kuskile ei liiguks, siis ma täna kasutan sellist meigikinnitit. See on siis Creolani oma ja see on nüüd professionaalne meigikinniti. See ei ole igapäevaseks kandmiseks mõeldud, aga ta aitab väga hästi meigil püsida. Ta on suht nagu juukselakk ja ta lõhnab ebameeldivalt. Aga kui sul on vaja, et su meik väga hästi pika aja jooksul vastu peaks, siis miks mitte.
palju räägitakse ikka seda, et meik rikub su nahka, see on nii ebatervislik, bla bla bla. Minu jaoks ilmselgelt see jutt ei kõlba mitte kuskile. Ma mõtlen niimoodi, et õhtul sa ju võtad selle meigi maha, see ei imbu su nahast kuidagi läbi su vereringesse. Ebatervislik on see, kui sa ei pese õhtuti oma meiki maha või sa teed seda kuidagi ebakorrapäraselt. Näiteks ma olen näinud, kui ma lähen mingi järgmise tootega veel seda meiki maha võtma, seal tuleb veel seda ära, kuigi sulle tundub väliselt, et juba kõik on maha tulnud. Meigi mahavõtmine on ülioluline ja mida efektiivsemalt sa seda teed, seda paremas seisukorras su nahk on. Nüüd ma tahan natukene highlighterit lisada. Ma kasutan Estee Lauderi Bronze Goddess highlighterit. See on selline klassikaline kuldne, ma ütleks, ja ta on selline, mis on hästi smooth, hästi ühtlane, ei ole nende suurte sädelevate osakestega, ehk siis sulab hästi mõnusalt nahku sisse. Ja siia lau alumisele osale ma kannan lihtsalt selle sama pintsliga, mida ma enne kasutasin ülemise osa smudgemiseks, bronzerit, mida ma enne kasutasin ka ülemistel laugudel, aga siin on natukene seda musta juba sees, nii et ta annab natukene tumedama efekti. Ja nüüd käin lihtsalt hajutas pintsliga siit selle üle. Kui sa ei lähe õhtusele üritusele või pigem päevasele üritusele, siis jätta lihtsalt see tume osa siit alt tegemata. Kuid kuna minul on õhtune üritus, siis ma lähen all in nii-öelda. Selleks, et anda selle silmameigile natukene selline põnevam touch juurde, siis ma tahan täna kasutada valget silmalainerit ja ma kasutan selleks Suva. Mul ei ole sellest Suva, aga firma nimi on Suva. See on siis veebaasil töötav silmalainer, ehk siis sellest potsikust on täiesti kuiv, sa ei saa seda niimoodi kasutada, aga kui sa lisad siia natukene vett, siis magic happens ja sa saad valge silmalaineri. Teen pintsli siis niiskeks veega ja siis lihtsalt siit võtad natukene, teed ta niiskeks ja suditada siin sees, kuni tekib selline kreemes valge pigment või sa võid ka vabalt mingit muud värvi ju kasutada ja mina kannan seda oma silma sisenurka, sest ta nii kaua, kuni ta on niiske, siis ta on niiske ja kui see vesi sealt ära kuivab, siis ta muutub matiks. Ma tegin selle valge laineri vahepeal ära. Läksin natukene liiga entusiastlikuks, ma otsustasin, et ma proovin teda ka siia silma siseossa kanda, aga see läks ainult laiali ja ma lõpuks võtsin selle maha ja kandsin siia peale hoopis oma Colourpopi pliiatsit, et selles niiskemas osas lihtsalt see kahjuks ei toiminud, kuna see lainer ikkagist on täiesti vedel peale kandmise hetkel, aga siia sisenurkade läks küll väga ilusasti ja ma loodan, et ta ka püsib. Ma kandsin ka ripsuduši ripsmetele, ma kannan ka silma välisnurkadesse täna mõned ripsmetutikud. Ma kasutan oma viimaseid alles jäänud Lashbaby ripsmetutikuid. Palju ilmselt ei lisa, lihtsalt, et natukene oleks välisnurgas seda tihedust ja pikkust juures. Itaalia reisiks ma proovisin ühte uut tüübi ripspikendusi ka ja need käisid enda ripsmete alla ja ma proovin praegu neid tutikuid ka niimoodi paigaldada, sest et tegelikult siis on neid vähem näha. Iseendale mulle ei meeldi tutikuid peale väga kanda, sellepärast et ma ei näe, kuhu ma pealt poolt täpselt maandun nendega, aga sellel viisil ma näen paremini, kuhu ma nad paigaldan. Ja need jäävad ka väga loomulikult tegelikult nii. Mulle täitsa juba meeldib. Nii, ripsud on paigaldatud ja ma tunnen, et võiks täna ulmud jätta täiesti värvitud. Ma tunnen, et selle suvisema lookiga sobiks selline mitte väga intensiivne kuld. Käin lihtsalt vedela keeliga nad läbi, see küll ei aita neid väga fikseerida. Mu kulmudel on veel nagu mingi värv alles, aga see vedel keel juba toob nende enda tooni välja. Ja võib-olla ma mõnda sellisesse kõige tühjemasse kohta panen natuke kulmulainerit ja huuled loomulikult. Kasutan oma hetkel täiesti lemmik huulepliiatsit. See on jälle see NYXi hea huulepliiats, aga seekord on see toon Nude Suede Shoes. Ja see on nagu su enda huuletoon, aga natukene parem. Teeb natukene heledamaks seda, aga suhteliselt sarnane mu enda huuletoonile. Ma üritan praegu täiega kiirele, sellepärast et mu kaamera aku lihtsalt hakkab ära surema ja ma tahan nii väga selle enne valmis saada. Mina ja minu tehnilised probleemid. Never ending. Ja ma katsin terve huule praktiliselt sellega ära, aga nüüd ma kasutan oma 2 uut lemmik huuleläiget. Need on Revolutioni huuleläiked. Üks on sädelev, üks mitte. Kuna nad mõlemad annavad sellise hästi ilusa tooni kokku just, siis ma segan need 2 omavahel täna kokku. Kaasa võtan ilmselt ainult ühe, aga selleks alustuseks segan need 2 kokku. Ükene nude gloss tuleb siit roosaka alatooniga. Teda on ka plumping ehk siis volüümi anda. Ja see suvi mu vaieldamatu lemmik ongi huultele mingisugune hea matt pliiats ja läige peale. Ja kui see on peale kantud, siis selle sama terava pintsliga
pudriga, korrigeerin ääred kergelt ära. Siin on peal natukene siis peitekreemi, aga kui sul ei ole, siis võtad juurde. Ja see aitab seda huulekontuuri ka paremini hoida ja välja tuua. Et isegi kui sul see huulevärv maha kulub, siis midagi on ikka justkui näha. Loomulikult sa võid seda ka teha oma jumestuskreemiga, mida sa kasutasid, või siis kui sa ei kasutanud üldse jumestuskreemi, siis peitekreemiga. Lihtsalt vaata, et enam-vähem hajutatud ilusasti selleks, et siia ei jääks päris mingit tugevat ranti. Nii, ja mina olen valmis reivile minema. Okei, eks ole näha, võib-olla olen nagu grandma seal seisan lihtsalt kuskil taga nurgas, aga selline see meik sai. Kindlasti jälgi mind Instagramis, TikTokis, palun subscribe'i seda kanalit, sellest on väga palju abi. Ma tahaks väga jõuda 200 subscriberini ja ma loodan, et sa jätad sellele videole loomulikult ka like'i. Suur aitäh sulle, et sa vaatasid, näeme juba järgmises videos. Tšau!